Tervist, sõbrad! Lubage esitleda, mul on uus taignasegaja. Mitte köögikombain ega mikser, vaid just taignasegaja. Mis teeb mikserist taignasegaja, kui sellel minu Kenwoodil on taignakonks, mis käib ringi, siis siin see on spiraalmikser. Vot sellepärast on see eriline. Ja ma olen neid pitsasid teinud ja neid taignaid seganud ja näinud kurja vaeva oma miksriga. Olen käinud küla peal, kasutanud suurt tööstuslikku, kus saab 3-4 kilo korraga teha, et natukene kergendada seda vaeva. Aga ma pean tunnistama, et ei ole ikka see taigen. Just nimelt need gluteenid ei hakka seal korralikult tööle ja sellepärast hakkasin otsima, uurisin internetist igasuguseid ja võib öelda, et see on, kas nüüd esimene, ma tean on veel paar sellist väiksemat, aga just kodu kasutamiseks mõeldud spiraalmikser. Ütlen kohe ära, ma ei ole saanud seda tasuta, ma maksin selle eest mingi 800 €. Ja Ameerika värk. Läksin Ooni. Ooni gaasiahjud on meil nagu teada, Ooni gaasipitsaahjud. Ja Ooni miksreid meil ei ole. Aga YouTube'is nägin, et on selline asi, läksin nende kodulehele, vaatan, hakkan tellima, pane aadress ainult USA ja Mehhiko. Ei ole. Saadan neile kirja, et mis värk on, kas Euroopas ka saab, ja siis nad vastasid, saatsid lingi, et on ka Euroopas esindus. Kohe läksin sinna lehele, neid on 2 värvi, valge ja teine on antratsiit, ja mõlema juures kiri, ei ole saadaval, ei ole saadaval. Aga õnneks oli seal väikene linnuke, et kirjuta oma meili aadress, kui on saadaval, siis me teatame sulle. No ja ma ootasin mingi 1,5 kuud, kuni tuli, valge on nüüd saadaval. Kohe kähku tellisin ära, maksin ära ja siis, see oli juuni alguses, ja siis loe saatmistingimusi, loen kõik juuni alguses tellitud spiraalmiksrid saadetakse juuli alguses. See mida värki, kirjutasin neile. Euroopas, Euroopa Liidus, ma pean kuu aega ootama, et mis värk on. Sorry, nii on, kui ei meeldi, võime tellimused ühistada, et ei, las jääb. Ja siis ootan, aeg-ajalt lähen sinna kodulehele ja vaatan, äkki juuli algus hakkab tulema, lähen kodulehele ja loen. Kõik juuni alguses tellitud spiraalmiksrid saadetakse juuli lõpus. No siis ma saatsin jälle neile kurja kirja, et mis värk on, millal siis juuli algusest juuli lõpp sai. Ja Facebookis on muide selle spiraalmiksri grupp ja kirjutasin sinna. Kuidas teil on kogemus? Et kas see on normaalne, olete ka nii kaua oodanud? Ja siis tuli oru vastuseid igalt poolt, Itaaliast, Taanist, et jah, ootan ka juba 1,5 kuud, et mingi haige värk. Ja peale seda läks mingi nädal ja siis tuli mulle teade, et on teele pandud. Nii et 1,5 kuud peale maksmist on ta siin. Niisiis, selline lugu, saamislugu. Panen tööle praegu. Niimoodi läheb tööle. Selline vigur, tuli hakkab põlema. Miks ma just seda tahtsin? Ühel ainsal põhjusel. Esiteks on väiksem ja teine. Saadaval on selliseid spiraalmiksreid. Ka siit Eestist võite osta, müüvad köögiseadmete firmad. Aga need kausid ei ole ära võetavad. See on selline mikser, et spiraal käib ringi ja kaus käib ka ringi. Ja kausid ei ole ära võetavad. Aga sellel saab kausi ära võtta ja sellepärast ma tahtsin. Muidu analoogsete spiraalmiksritega teevad pitsataignaid ja siis kougivad siit selle taigna välja ja siis puhastavad ära. Saab ka,
tehtud, sellepärast et kui see taigen on valmis, ta segab, ta kraabib kõik siit seinad puhtaks ja ta sisuliselt kauss ongi puhas. Aga no ma tahtsin niimoodi, et mingi mugavus võiks olla. Nii, mida siis veel? No lasen korra alla, et siin on ka puutetundlik ekraan, on võimalik taimer panna, tahad 10 minutit segada, paned taimeri. Ja protsent, vot seda ma pean uurima, mis asi see on, seda ma ei tea. Võib-olla on see, no ma lihtsalt oletan, et täna teeme sellest juttu, millise V% taigen segatakse, võib-olla, ma ei tea. Järgmine kord, kui ma siin segan, ma loodan selleks ajaks välja uurida. Kõik raamat on kaasas ja internetis ja lihtsalt praegu ma ei tea. Aga hakkame siis pitsat tegema, pitsataigen. Täna teeme ühe lihtsa taigna. Taaskord, ma olen teinud 1000 ja rohkem pitsasid ja ma ütlen, inimene õpib kogu elu. Minu YouTube'i kanalil on ka pitsataigna retsept ja paraku pean ma ütlema teile, unustage ära, see kõik on vale. Alates sellest, et seal ma ütlen, et tehke käesoe vesi, no ma olen vaadanud itaallastelt, kuidas teevad. Nüüd on teised ajad, mitte mingit käesooja vett, külma veega teeme. Vähe veel sellest, isegi jääkuubikud sisse, et see vesi oleks külm. Aga hakkame tegema, jahu peab siis olema õige pitsajahu, 0,0 jahu. Mul on siin kaalutud välja 1 kilo, mul on 25-kilone kott. Võtsin selle kausi siit ära, võib ju ka seal otse valada, aga et seda tolmu vähem oleks. Selle miksriga, spiraalmiksriga võib jutu järgi, juhendi järgi segada kuni 4 kilo tainast, mis on väga, väga hea, sest kui ma siiani tegin kilokaupa, siis see on suureks abiks, seda rohkem ma saan korraga teha. Jah, veel näitan, et siin on see gaas on peal, siit käib luuk lahti ja siin on vedeliku avamise ava, aga see gaas käib pealt ära, ma võtan ta ära, nii on kaameral lihtsam näha ja minul ka lihtsam asju juurde panna. Niisiis, jõudsime vee juurde. Vesi. See sõltub nüüd jahu proteiini sisaldusest palju, et mida kõrgem proteiini sisaldus, seda suurema vee protsendiga saab seda tainast teha. Jutt läheb natukene keeruliseks, aga ma ütlen, et meie teeme 65%-lise taigna, tehakse 70, 75, mul on üks fermenteerumas praegu 76%-ne, et mida rohkem vett, seda õhulisem ta tuleb, aga just nimelt sellise peab olema kõrge proteiini sisaldusega jahu ja seda saab teha spiraalmiksriga. Mingi tavalise käsi segamisega ei saa, siis on pigem patet veel vähem vett. Nii, aga nüüd, nagu öeldud, 650 grammi ja see ei ole need grammid, mis siin on kirjas, vaid need, mis on kaalul kirjas ja nagu ma ütlesin, jää, sest vesi peab olema külm ja jää on ka vesi, kaalud juba numbrid jooksevad, 61 grammi, pudelid olid mul külmkapis ja ma valan siia 650 grammi. 500 grammi, natukene oli jääd, 584 on hetkel ja kohe valame 650 täis. Nii, 650, isegi 651 tühja kah. Ja kui ma valan ära, siis kindlasti jääb midagi siia anuma külge, nii et 650 läheb.
jõuame pärmini. Värske presspärm 1 kilo kohta 1 gramm, aga see ka sõltub kõik temperatuurist, õhutemperatuurist. Nimelt, kui kasutada külmfermenteerimist, siis läheb taigend külmkappi, siis on kindel valem. Aga täna me ei pane taigend külmkappi, me jätame ta ööks välja ja siis sõltub toatemperatuurist. Et kui on mingi 20 kraadi, siis on 1 gramm, praegu on suvi, lämmi, ma panen 0,8 grammi pärmi. Ja ma arvan, ma piserdan ta siia vette ja siis segan ära ja valan vee sinna sisse. Võib ka piserdada otse siia jahu sisse, niimoodi väikeste tükkidena, ta pärast lahustub ära. Ja paneme miksri käima. Algul aeglaste pööretega lisame vett vähehaaval, kuni lõpus jätame natukene. Pärast näitan miks. Laseme vee imada jahusse, siis asume jälle vett natukene. Vahepeal ütlen veel ära, et lisaks läheb 30 grammi soola 1 kilo jahu kohta ja siin on mul välja mõõdetud 20 grammi oliiviõli. Sool läheb enne lõppu, sest pärmile sool ei meeldi. Siin ma tegin natuke valesti, et ma panin pärmi kogu vette, ma oleks pidanud võtma välja ühe väiksema koguse, seal pärmi ära lahustama ja sisse valama. Aga pole hullu. Ja õli läheb kõige lõpus. Aga praegu segame. Enne kui pöörded üles lähevad ja müra valjemaks, ütlen ka seda, et ma mõõdan temperatuuri. Mitte mingil juhul ei tohi see taigna temperatuur tõusta kõrgemaks kui 24 kraadi. Sellepärast on mul selline mõõteriist, millega ma võidan ka pitsa ahju temperatuuri, sest vastasel juhul hakkab ta gluteeni tapma. Ja kõik see hõõrdumine järjest soojendab seda temperatuuri. No 17 kraadi. Kui vesi on juba absorbeerunud, siis paneme soola. Ja siis läheb viimane vesi. –22 kraadi.
aitab küll, 24 kraadi juba. Niisiis nüüd laseme tal seista, rahuneda 10 minutit ja siis tegutseme edasi. See pulk käib siit küljest ära, samuti nagu konks. Käed oliiviõliga kokku, natuke siia ka, et kinni ei jääks. Ja pärast paneme siia kasti, karpi või konteinerisse, kui soovite. See ka õliga kokku, siis on meil homme lihtsam välja võtta. Nii, vaatame, kuidas ta meil siit välja tuleb. Võtame palja käega esialgu. No nagu ma ütlesin, kui ta korralikult segamini lööb, siis ta ei jää isegi siia nõu külge. Kas teate, kuidas seda nimetatakse? See on aknaklaasi test, et kui gluteen on korralikult töötanud, siis venitad taigent nii, et paistab läbi. Lõpmatult venitada, siis läheb katki ka, aga üldiselt on selline tugev. Ja nüüd natukene voldime. Teeme sellise kena palli. Ja siia karpi. Gaas peale. Üldiselt niimoodi toatemperatuuril kuni 16 tundi, mitte rohkem. Ja praegu on õhtu kell 7. No millalgi hommikul võtan ja teen pallideks, aga näeme hommikul. On saabunud uue päeva hommik, päike on tõusnud ja vaadake, milliseks on kerkinud taigen selle 1 grammiga. Aga hakkame pitsapalle tegema. Natuke semoliinat siia põhja, kohe väga kinni ei võtaks. Siia paneme siis pitsapallid ja üritame selle taigna siit vabatahtlikult välja saada, et ta kukub ise. Nii, selleks sai vorm eile õlitatud. Käed ka õliga kokku. Näete, millised käärimise mullid. Päike segab juba silma nägemist. Proovime teha siis, üldiselt ma olen teinud niimoodi 283 grammi. No täitsa lõpp, päike segab. Aga et ta jaguks see 1 kilo 6 palli vahel, mõned nimetavad kuulideks, päris paljud. Mina olen harjunud pitsapallid. Teeme nii 275. Ja tuleb siis palju tuleb, saame teada.
ja niimoodi voldime siia alla, et tuleb ilus tihe pall. Käsi rohkem õliga kokku tegema. Pallid on suured ja kohevad, on petlikud. Vaatad, et võtan suure tüki ära, tegelikult kaalu tuleb vähe ära. Tehtud 6 palli või 6 kuuli. Nüüd kell on hommikul 8, millalgi peale lõunat võib hakata pitsasid tegema. Vot selline oli minu tänane uue taignasegaja tutvustus. Muide, ma vahepeal uurisin järgi, mis need protsendid on. Need ei ole mitte midagi muud kui need numbrid, mis seal kerisid, kui ma keerasin üleval neid pöördeid juurde. Et kuni 100-ni alustasin 5, lõpetasin 80-ga, nii et need numbrid näitavad protsente. Ja ühe asja ütlesin veel valesti, et võin teha 4 kilo tainast, tegelikult võin teha 5 kilo tainast selle masinaga valmis tainast, ehk siis jahu ilma veeta 3,2 või oli see 3,3 kilo, aga koos veega 5 kilo. Vot selline lugu minu uue taignasegajaga. Tuli ilus taigen ja ilusad pitsapallid. Niisiis pitsapallid tehtud. Ütlen veel, et kui te ei taha kasutada või ei kasuta kõiki ära, teete kilost jahust, aga teete ainult 2 pitsat, siis võib julgelt need sügavkülmutada. Võtate sügavkülmast välja 6 tundi toatemperatuuril ja võib tegema hakata. No mina eelistan niimoodi, et ma võtan kõigepealt tavakülma öö otsa ja siis hommikul välja. Aga kuidas sügavkülmutada? Soovitavalt täpselt niimoodi, sellise alusega panete sügavkülma, külmub ära, siis võtate välja, koogite need pallid siit välja ja võite panna ühte kilekotti, võtab vähem ruumi. Aga mõnusat katsetamist ja mõnusat pitsategu teile kõigile. Varsti näeme pitsaahju juures. Mul on uus pitsaahi, tegelikult 2 tükki. See on ka uus tige pitsaahi, aga seda kõike me jõuame veel vaadata.